Peatükk 25. Tähendamissõna 10 neitsist. Siis on taevariik 10 neitsi sarnane, kes võtsid oma lambid ja läksid välja päikmehele vastu. 5 neist olid rumalad ja 5 mõistlikud. Rumalad võtsid küll lambid, aga ei võtnud õli enesega. Aga mõistlikud võtsid õliastjatesse ühes oma lampidega. Kui peigmees viibis, jäid nad kõik uniseks ja uinusid magama. Aga keskööl kuuldi häält, ennäe, peigmees, minge vastu. Siis tõusid kõik need neitsid üles ja valmistasid oma lambid. Aga rumalad ütlesid mõistlikele, andke meile oma õlist, sest meie lambid kustuvad. Kuid mõistlikud kostsid ja ütlesid, ei ilmaski, sellest ei jätku meile ja teile, vaid minge pigemini kaupmeeste juurde ja ostke endile. Aga kui nad läksid ostma, tuli peigmees ja kes olid valmis, läksid temaga pulma ja uks suleti. Pärast tulid ka teised neitsid ja ütlesid, issand, issand, ava meile. Aga tema vastas ning ütles, tõesti ma ütlen teile, ma ei tunne teid. Seepärast valvake, sest ei tea päeva ega tundi. Tähendamissõna talentidest. Sest see on nõnda, nagu üks inimene võõrale maale minnes kutsus oma sulased ja usaldas nende kätte oma vara. Ühele ta andis 5 talenti, teisele 2 ja kolmandale 1. Igaühele tema jõudu mööda ja läks võõrale maale. Kes 5 talenti oli saanud, läks kohe ja kauples nendega ning saavutas teist 5 lisaks. Nõnda samuti, kes oli saanud 2, saavutas teist 2 lisaks. Aga see, kes oli saanud 1, läks ja kaevas selle maa sisse ja peitis ära oma isanda raha. Pika aja pärast tuli nende sulaste isand tagasi ja hakkas nendega aru pidama. Siis astus esile see, kes oli saanud 5 talenti ja lisas teist 5 talenti juurde ja ütles, isand, 5 talenti sa usaldasid mu kätte. Vaata, ma olen nendega saavutanud teist 5. Tema isand ütles talle, see on hea, sa hea ja ustav sulane. Sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle. Mine oma issanda rõõmusse. Esile astus ka see, kes oli saanud 2 talenti ja ütles, isand, sa usaldasid mu kätte 2 talenti. Vaata, ma olen nendega saavutanud teist 2 talenti. Tema isand ütles talle, see on hea, sa hea ja ustav sulane. Sa oled pisku üle ustav olnud, ma panen sind palju üle. Mine oma issanda rõõmusse. Siis astus esile ka see, kes oli saanud 1 talendi ja ütles, isand, ma teadsin, et sa oled kalk inimene. Sa lõikad, kuhu sa ei ole külvanud ja kogud sealt, kuhu sa ei ole puistanud. Ja ma kartsin ning läksin ja matsin su talendi maha. Vaata, siin on su oma. Aga tema isand kostis ning ütles temale, sa paha ja laisk sulane. Sa teadsid, et ma lõikan, kuhu ma ei ole külvanud ja kogun sealt, kuhu ma ei ole puistanud. Sa oleksid siis pidanud mu raha andma rahavahetajate kätte ja tulles ma oleksin saanud enese oma kasuga tagasi. Sellepärast võtke talent ära tema käest ja andke see sellele, kellel on 10 talenti. Sest igaühele, kellel on, antakse ja temal peab olema küllalt. Aga kellel ei ole, selle käest võetakse ära ka see, mis tal on. Ja kõlvatu sulane heitke välja kõige äärmisemasse pimedusse.
seal on ulumine ja hammaste kiristamine. Suur kohtupäev. Aga kui Inimese Poeg tuleb oma auhiilguses ja kõik tema inglid temaga, siis ta istub oma aujärjele. Ja siis kogutakse tema ette kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, nagu karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta asetab lambad oma paremale käele, aga sikud vasakule käele. Siis kuningas ütleb neile, kes on ta paremal käel: tulge siia, minu isa õnnistatud. Pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma asutamisest. Sest mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te jootsite mind. Ma olin võõras ja te võtsite mind vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Siis vastavad õiged temale: Issand, millal me nägime sind näljasena ja söötsime sind, või millal janusena ja jootsime sind? Millal me nägime sind võõrana ja võtsime sind vastu, või alasti ja riietasime sind? Millal me nägime sind haigena või vangis ja tulime su juurde? Siis vastab kuningas ja ütleb neile: tõesti, ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete minule teinud. Siis ta ütleb ka neile, kes on vasakul käel: minge ära minu juurest, te neetud, igavesse tulla, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele. Sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa. Mul oli janu ja te ei jootnud mind. Ma olin võõras ja te ei võtnud mind vastu. Ma olin alasti ja te ei riietanud mind. Ma olin haige ja vang ja te ei tulnud mind vaatama. Siis vastavad ka need temale: Issand, millal me nägime sind näljas või janus või võõrana või alasti või haigena või vangis ja ei ole sind teeninud? Siis ta vastab neile nõnda: tõesti, ma ütlen teile, et mida te iganes ei ole teinud ühele nende vähemate seast, seda te ei ole minulegi teinud. Ja need lähevad igavesse karistusse, aga õiged igavesse elusse.